Tere siis, mina Andres Tamman Priast ja räägin niisugusel lühidal ja lööval teemal. Ise ma selle välja mõtlesin, aga tahaks täna rääkida pigem sellest, kuidas me oleme Jirat kasutanud, kuidas me selle Atlassiani tootekomplekti oleme Prias kasutusele võtnud ja põgusalt sinna juurde siis ka tegelikult pigem võib-olla sellise arenduspoole vahenditest nagu Visha ja Bamboo on. Aga selleks, et taustsüsteem natuke parem oleks, natuke juttu sellest ka, mis asi see PRIA on. Et me tegeleme siis tegelikult põllumajandustoetuste jagamisega, sealhulgas siis nii Euroopa Komisjoni kui riiklike toetustega. Ja meil on ka mõned registrid, mida me peame. Keskus asub meil Tartus, mida nii mõnigi tallinlane üllatuslikult on teada saanud, kui ta meiega kohtuda on tahtnud. Aga meil on erinevates maakondades ka väiksed piirkondlikud bürood olemas, peamiselt küll siis kohapealsete kontrollide teostamiseks. Töötajaid on meil alla 400 ja IT-osakond moodustab sellest vähem kui 10%. Oma tarkvarasid hoiame oma serverites, ehk siis tegelikult selle IT-osakonna sees on ka meil oma süsteemi administraatorid ja ka helpdesk läheb sinna alla. Ehk siis sellist arenduspoolega tegelevat inimressurssi on niisugune 20-25 inimest umbkaudu ja nad on tegelikult analüütika projektijuhi profiiliga, ehk siis kogu tarkvara arenduse kui sellise ostame välistelt arenduspartneritest sisse. Ja arenduse maht aastas ongi meil umbes 2-3 miljonit eurot. Sõltub, kui hea aasta on. Ise olen IT-osakonnas tarkvaraarhitekti positsioonil ja Prias tegelenud erinevates rollides tarkvara arendusega üle 10 aasta. Ning olen siis see inimene, kes tegelikult hoolitseb selle eest, et Atlassiani tooted töötaks, toimiks, areneks, uueneks Prias. Ja siinkohal on hea öelda, et kui te võtate Atlassiani tooteid kasutusele, siis eriti Jira tundub niisugune kosmiline ja keeruline oma seadistamise poolest ja väga lihtne on osta kuskilt väljast keegi sisse, kes selle kõik teie eest ära teeb. Ja kui te täpselt teate, mis te tahate saada, siis ilmselt on see ka õige tee, mida teed minna. Aga hea, kui see teadmus ja kogemus on maja sees ka olemas, sellepärast et just tänu sellele paindlikkusele on võimalik Jiras hästi kiiresti midagi muuta ja kui teil endal puudub hea ülevaade sellest, kuidas seda seadistust natukenegi näppida, et see teile meelepärasem oleks, siis on suhteliselt keeruline kedagi jälle kaasata, et mingeid väikseid muudatusi jooksvalt sisse viia. Aga Atlassiani toodetega me puutusime kokku esimest korda aastal 2013, kui me leidsime, et me tahame oma IT-teenused viia veidi paremale tasemele. Et ilmselt ei ole kellegi jaoks üllatus olnud kunagi minevikust ka, et tarkvaranduse protsess tihtipeale käib selliselt, et kellelgi on mingid vajadused, nõuded, soovid, antakse need kuskil arenduspartneri kätte, teeb ta seal midagi ja see ei paista kuskilt poolt välja, et mida ta seal teeb, kuni selle hetkel, et ühel hetkel jõuab kood koos arvega, jõuab ta postkasti või kuhu iganes ja siis algab üks kolgata tee, et see kood kuskile käima saada, aru saada, mida see tehtud on ja tekivad paratamatult tellijal küsimused, et miks seda on tehtud ja miks seda ei ole tehtud ja miks see kõik nii palju maksma läks. Ja suhteliselt raske on selle protsessi käigus tegelikult täpsemalt öelda, et kaugel ollakse mingisuguste tegevustega või siis see lõpptulemus ise samamoodi tegelikult ütleb ju seda, et usaldust ei saa sellise pinna pealt nagu kuidagi tekkida, et kui teineteist ei mõisteta, kui saada aru, mida keegi teeb. Ja selle koha peal tuli meil natuke ringi käia ja vaadata, mida teised teevad. Käisime, vaatasime nii erasektorisse kui riigiasutustesse ja oma vajadusi või oma mõtetele otsa vaadates leidsime, et siis selline terviklik Atlassiani komplekt on tegelikult see, mis meid kõige paremini aitaks. Ühtlasi selle baasil me panime paika tegelikult reegli, et tarkvara arendajad, kes meile siis teenust osutuvad, hakkavad tegutsema meie juures. Mõeldes mitte füüsilist asukohta, aga pigem mõeldes sellest, et kood pannakse meie repositooriumisse jooksvalt kogu aeg. Ei ole mingisugust tarnimist mingisuguste tsüklite tagant. Arendused toimuvad meie arenduskeskkonnas, testimine toimub meie arenduskeskkonnas, et meil oleks pidev ülevaade sellest, mis tegelikult toimub ja seal juures siis otse loomulikult kasutatakse ka meie tööhaldustarkvara, meie Jirat ja märgitakse jooksvalt ka aega sinna meie Jirasse. Me ei hakka Jirat
nii palju mul kogemust demadega on, et sellisel üritusel demot pole mõtet teha. Tavaliselt see ei õnnestu. Näitan pilte, räägin juurde sellest, miks ma neid pilte näitan ja miks need minu arvates on olulised ja mida mingisuguste asjade puhul nagu silmas pidada. Meie kasutame Jira software versiooni. Oluline teada sellepärast, et jõuan üks hetk töölaudade juurde ja töölauad on Jira software'i osa, et Jira Core'is neid ei ole. Kunagi siis need töölauad olid Jira Agile, enne seda veel Greenhopper, kui keegi meil niisuguseid asju mäletab. Aga esimene asi, kui te hakkate Jiras midagi tegema, siis soovitan mõelda, et mis see töö üldse on, mida te teete. Jira on hästi paindlik asi ja vaikimisi ta annab kohe mingisugused toredad vaikeväärtused ette ja nende pealt võib ju ka lennata. Me ka lendasime, et olles aastal 2013 läbi lugenud terve hunniku igasuguseid agiilset tarkvarametoodikat puudutavaid raamatuid, läksime tellijate juurde, ütlesime, et nüüd on meil Jira ja nüüd hakates user story'sid kirja panema. No vot, kõik vaatasid tegelikult umbes samade nägudega. Nägime, et on vaja natuke rohkem rääkida, et mida see user story on. Pingutasime, palju me pingutasime, leidsime, et ei sobi see meile. Ei saa tellija sellest user story'st ikkagi lõpuni aru ja lasta tuleb ja ütleb kuidagi teistmoodi, et nii nagu temal on hea ja mugav. Ja paneme meie siis IT poole peal need asjad siia, et küll nad õpivad, küll nad aru saavad. Ja ega me tegelikult siiamaani user story kui sellist asja ei kasuta. Sellel aastal, praegu hetkel käib meil siis eelarve planeerimise protsess järgmiseks aastaks. Kogume vajadusi, mida järgmine aasta oleks vaja teha ja mõtlesime, et teeme selle siis natuke teist moodi. Et kui tavaliselt käivad ringi mingid tohutud Exceli tabelid, kõik kirjutavad mingisugused tehnilisi töid, mul on seda nuppu vaja, ma tahan sinna menüüsse midagi juurde saada. Et prooviks nii, et tellijad ütlevad ärilise vajaduse, et mida tegelikult ärist tahavad järgmine aasta nagu teha. Et mis see tegelik vajadus on ja paneme sinna alla siis need tööd, et mida siis kuskil keegi teeb. Ei ütle, et väga palju paremini välja kukkus, kui see user story'de juhtum. Aga see on work in progress veel, et võib-olla siit veel sünnib midagi head. Aga sellest sai meile tegelikult loodud näiteks selline tööliik nagu vajadus. Ja just see mõte ongi, et neid liike tekitada selle pealt, mida teil parasjagu vaja on. Ärge võtke midagi aluseks, mis keegi on välja mõelnud kuskil mujal, et see ei pruugi teile sobida, et igaüks meist on isemoodi ja iga organisatsioon on isemoodi, et vaadake, mis teile sobib, tehke sellised tööülesanded, vaadake ette kaugele tulevikku, et kuidas te tahate tegelikult oma protsessi pärast vaadata, et mille alusel te tahate seda kuidagi filtreerida, sorteerida, et kuidas teie jaoks see protsess kõige paremini välja paistab. Et selle järgi ka töötage välja nagu need tööülesanded. Esimese korraga ei saa õigesti. Päris kindlasti ei saa. Kui me Jira kasutusele võtsime, siis kuna Jira on paindlik, võtsime siis ka teise jäiga seisukoha, et kõik projektid, mis majas on, mõtleme kõigile absoluutselt ühesuguse lahenduse välja. Kõigile on ühesugused ülesanded, kõigile on ühesugused töövood, ühesugused kuvad, kõik teevad asju ühtemoodi. Ja kui me esimese versiooniga peale lendasime, siis taaskord jälle ei läinud see hästi, aga kuulasime tagasisidet ja lõime siis lahenduse, millega enam-vähem meid kõik rahule või siis jäänud mitte keegi rahule. Aga sellega me läksime siis edasi vähemalt. Ja seda just sellepärast, et kui hakata pärast üle projektide midagi võrdlema ja iga projekt on väga erinev, siis kuidas sa selle pildi kokku paned. Teine põnev asi on, just hiljuti puutusin kokku, on prioriteedid. Vaikimisi tuleb Jira oma 5 prioriteediga. Neid võib juurde teha, neid võib ära kustutada, neid võib ümber nimetada, neid ikoone võib muuta, pange siia, ma ei tea, smiley face ja mida iganes. Aga kõige olulisem asi prioriteetide juures, mida silmas pidada, on see, et oleks üheselt aru saada, mida see prioriteet tähendab, millal mingi prioriteet on mingisugune. Ehk siis, kui on blokker, siis mida see blokker tegelikult tähendab. Kõige suurem probleem ongi see, et erinevates projektides need prioriteedid tähendavad erinevaid asju. See ülesanne, mis ühes projektis võib olla ülioluline, ülitähtis, on teises projektis täiesti ebaoluline. Et kui need asjad ei ole kuidagi väga üheselt reguleeritud ja paika pandud, siis ei ole võimalik üle projektide mingit normaalset planeerimist tegelikult teha. Et kuidas sa võtad, et ma võtan need olulised tööd siit kõik ette ja teen ära, aga jumala eest, see ei ole tegelikult ju õige lahendus, et tõesti mingi projekt pani täiesti ebamäärase töö ülioluliseks ja nüüd saab ta see tehtud ka veel.
Jah, et vaadake kindlasti, et prioriteedid on paigas, on aru saada, et kõik mõistavad neid prioriteete ühtemoodi, muidu te olete samas seisukohas, kus meie täna oleme, et mul on 50 blokker ülesannet pärinevad aasta algusest ja tegelikult ei kavatse keegi neid lahendama hakata, sest et töö tehti kuidagi teistmoodi juba nagunii ära. Et noh, mis mõte sellel siis on? Jälgimine on Jiras siuke mitme otsaga asi. Ühe külje pealt Jira jälgib sind. Jira jälgib kõike, mida sa teed, paneb kõik kirja. Ja see on tegelikult väga hea. Sellepärast, et no, me keegi ei viitsi elu sees igat liigutust hakata maha märkima. Jira teeb seda meie eest väga hästi. Ja ei lähe tihti vaja seda, et sa lähed ja vaatad nüüd kuskil kolad ülesande ajaloos ringi ja mis nüüd juhtunud on ja mida muudetud on ja kes mida tegi. Aga kui seda läheb vaja, siis see on väga hea asi, et kui see olemas on. Teine jälgimise pool on nagu palju huvitavam. See on see, kuidas inimesed jälgivad Jirat. Ehk siis Jira võib määrata ennast ülesande juures jälgijaks, on olemas mingi hulk automaatikat selleks, et neid kasutajad automaatselt oleksid kuidagi mingisuguste ülesannete juures jälgijad ja siis ma soovitan küll, et mõelge hästi hoolsalt läbi, mida te jälgite või kuhu te inimesi jälgijateks sunnite, sellepärast et ühel hetkel sa jälgid lihtsalt nii palju ülesanded, et noh, mis see jälgimise mõte on see, et sa saad mingeid teavitusi. No, muidu pole mõtet jälgida, et postkasti tuleb kiri, et siuke asi juhtus ja keegi muutis midagi ja mingi ülesanne sai valmis. Et kui ükskord need kirju tuleb sinna postkasti lihtsalt nii palju, et sa vaikimisi salaja avastad, et sa teed ühe reegli ja suunad kõik need Jira kirjad kuskile Jira kataloogi või spämmi kataloogi või nüüd ma juba kuulen ennast spämmi kataloogi või jumalest, ma ei tea, deleted items kataloogi, et siis tegelikult see jälgimine enam ei oma endast seda väärtust, mis ta peaks andma. Et väga hoolsalt mõelda, kuhu te suunate automaatselt kasutajaid jälgima, et pigem jätke see kasutaja enda otsustada, et kas ta jälgib või mitte. Kuigi ühes projektis meil tegelikult oli selline lahendus ka, et tellija tahtiski absoluutselt iga tööülesande kohta informatsiooni saada, kui see tekkis, kui see muutus, kui see kinni läks. Ja me lahendasime selle selliselt, et noh, ei olnud nagu meeles, et alati inimestel, et paneks kellegi veel kuhugi jälgijaks sinna tööülesande juurde ja lahendasime selle läbi Jira rolligruppide. Ehk siis Jira rolligrupid nagu, ma ei tea, seal on administraatorid, arendajad, kasutajad, lõime juurde grupi jälgijad ning muutsime siis teavituste skeemi selliselt, et vahet ei ole, mis ülesandega juhtub, jälgija saab alati kirja. Kõik need kasutajad, kes siis jälgijate grupis on, saavad alati kirja. Tegin seda kiusu pärast, mõtlesin, et noh, kaua nad ikka vastu peavad, 1-2 päeva, võib-olla nädal, et noh, et siis peaks postkast täis saama, aitab küll. Aga võta näpust. Selgus, et projektid on erinevad, selles projektis polnudki nii palju ülesandeid ja nad olidki väga rahul selle lahendusega, et nad saidki tegelikult iga ülesande kohta, mis vähegi tekkis, mingisuguse teavituse ja said ka väga kiiresti oma postkastis jälgida, kuidas siis see ülesanne kulges, et ilma Jirasse minekut. See on muidugi omaette huvitav fenomen, et miks inimesed nagu tahavad postkastis Jirat hallata, sest noh, jah, on ju Jira ise nagu mugavam. Töövood. See on küll üks koht vist, kus võib ennast hulluks seadistada Jiras. Teha täpselt seda, mida keegi ütleb ja siis loota, et nad seda ka kuidagi proovivad ära kasutada. See oli muidugi see koht, kus me saime aru, et pagan, meie projektid on tegelikult erinevad, et ei olegi kõik ühesugused, ei saagi ühe puuga neid lüüa. Ja saime aru, et on olemas suured arendusprojektid, väiksed arendusprojektid, hooldusprojektid ja nendel projektidel on erinevad vajadused, nendel projektidel on erinevad meeskonnad. Kui sul on väike meeskond, kes tõenäoliselt istub kuskil ühes koos, vahetab infot palju kiiremini, oluliselt kiiremini, kui Jira elu sees suudaks seda infot mingisuguste staatuste kujul nagu edasi anda, et noh, siis ilmselt ei ole mõtet neile peale suruda mingit kolossaalset töövoogu, mis tegelikult töötab ju selle peale, et usaldab inimest, ehk inimene läheb ja vajutab mingit nuppu ja siis staatus muutub ja siis inimene vajutab järgmist nuppu ja jälle staatus muutub. Et see on ka selle töövoo puhul võib-olla kõige suurem miinus, et teatud ulatuses jah, ma varsti puudutan seda, et saab teda automatiseerida, aga ta tegelikult töötab inimese usaldusel ja mälul. Tavaliselt juhtub see niimoodi, et sa paned nädala alguses ülesande ülesse, istub uus, ootad, et äkki hakkab keegi tegema, ootad
nädala keskpaik ikka uus. No pidi nädala lõpuks valmis saama, no ju nad teevad nädala teises pooles, no juba neljapäeva õhtu ikka on uus, no mis jama on. Ja siis kui reede pärastlõuna saabub, siis ühel hetkel ülesanne saab lahendatud staatusesse, saab testitud staatusesse, et ta jookseb kogu selle vooru nagu mingi minutitega läbi. Et noh, see ei ole jälle see mõte, et mõte tööülesande tööpool oleks jooksvalt, et see staatus muutus, et tegelikult oleks jooksvalt näha ja aru saada, kaugel ülesande lahendamisega ollakse, et noh, selle infoga pole midagi peale hakata, kui keegi lihtsalt käis ja klõpsis selle 1 minuti jooksul selle töövoo läbi. See näide siin on siis pärit sellest ajast, kui me küsisime ühelt arenduspartnerilt, et noh, et meil on siin Jira ja tahaks, et arendused oleks läbipaistvad ja et noh, mida siis nagu teha, et kuidas me saaks aru, et kaugel nagu arendustega ollakse. Siis nad pakkusid välja, et see töövoog, vaata kui hästi, kõik on peal. Et noh, midagi muutub, uus staatus, kohe näed, oleme seal maal. Hõlmates siia sisse siis nagu noh, arendajapoolsed tegevused, PRIA-poolsed tegevused, tellijapoolsed tegevused, no jumal teeb. No see siiamaani on see töövoog veel testimisel, nüüd on ta seal juba olnud aastakese. Keegi veel kasutusele pole seda tahtnud võtta, ei PRIA poolelt ega arendaja poolelt. Ma jumalast loodan, et keegi ei taha ka. Aga see töövoog võib olla täiesti õigustatud töövoog, et mingisse projekti võib see väga hästi tegelikult sobida mingisuguses vormis. Sealt tuli küsimus. Väga hea küsimus, jah. Õige vastus on, et täpselt nii palju kui vaja on. Ehk siis sõltub, kui palju ühte töövoogu kaasata. Et see sõltub tegelikult sellest esimesest slaidist ülesande liikidest. Ehk siis kui sa teed ühe ülesande liigi ja haldad seal siis kogu töövoogu, siis tõenäoliselt on see väga palju pikem. Aga kuna selle töövoo lõigud on vastutada erinevate isikute poolt, siis võib-olla see kõige hullem ei olegi. Teisest küljest jälle, kui sa teed siukseid lühikesi voogusid, on sul hästi palju erinevat liiki ülesandeid, et noh, siis ma sinna väga pikka voogu jälle teed, see tüütu on vahepeal käia seal Jiras ja ma nüüd tegin selle asja ära, ma nüüd tegin selle asja ära. Aga see vaade jällegi peaks olema selline, et mida ma tahan teada sellest protsessist, et kaugel parasjagu ollakse. Neid samme pole mõtet töövoogu panna, mida keegi mitte kunagi ei taha teada. Ja ma hiljem räägin mõningatest sammudest, mida ma võib-olla tahaksin teada ja mis tegelikult niimoodi käsitsi panemisel siia ei oma mingit väärtust, aga kui automaatselt saaks, siis oleks hea. Mis mulle ka töövoogude juures kõige rohkem meeldib, on tegelikult see, et sinna sammude vahele saab kujundada mõningaid vorme. Kõige tuntum vorm ilmselt on ülesande sulgemisel avanev sulgemise vorm, mis nõuab siis kasutajalt mingisuguste kindlate väljade ära täitmist. Üks oluline väli Jira jaoks on resolution väli. Väga vabandan, et see tuleb kohati ilmselt väga segakeelne ettekanne. Jira viimases versioonis on eesti keele täielik tugi olemas. Kui ma selle peale panin, siis ma lülitasin selle päeva lõpus ümber tagasi, sest et ma lihtsalt ei saanud üldse aru, mida ma teen. Mõned asjad olid täiesti imelikult tõlgitud. Võib-olla minu viga ja vajab harjumist, aga ma pigem kasutan inglise keelsena, et siis kui ma hätta satun, ma saan vähemalt kuskilt Atlassiani lehelt abi. Aga resolution väli on Jiras väga oluline väli, sellepärast et niipea, kui see väli on väärtustatud, on ülesanne Jira jaoks lahendatud. Selles mõttes ei ole vahet, mis väärtus on, et kui see ei ole unresolved, ükskõik mis, kas ta on lahendatud, ei saanud lahendada, mis kõik võimalused seal võiksid olla, siis Jira saab aru, et ülesanne on lahendatud ja hakkab seda näitama mingisugustel kuvadel läbi kriipsutatult, mingisugustel kuvadel teda selliseid ülesande enam üldse ei näita. Ehk väga oluline et sellised asjad nagu oleksid nagu teada ja paigas, sest me kohati otsisime neid ülesandeid taga. Mis värk on, et on ülesanne püsti, kõik nagu lahendavad, mässavad, aga kuskilt ei paista välja, et mis tööd te teete oma arust. Aga vahekuvade mõttes me näiteks kasutame sellist kuva veel, et kui me suuname ülesandeid testimisele, siis et arendajal oleks võimalik jooksvalt valida ta lihtsalt ei ütleks, et jah, ma sain oma töö valmis, et las ta läheb nüüd testimisele, vaid et ta saaks tegelikult selle protsessi käigus ära määrata ka testi ja kellele see läheb ja vajadusel lisada ka mingisuguse kommentaari, et ta juhiks tähelepanu, et kuule, vaata seda kohta eriti hoolega. Et tal ei läheks nagu selline asi meelest ära, et see tagaks protsessis sellise jätkusuutlikkuse, et ei ole lihtsalt nii, et arendaja viskab oma töö kuskilt enda käest ära, vaid ta tegelikult annab selle töö reaalselt kellelegi üle. Et tundus niisugune oluline kuva sinna vahele lisada.
aga no neid võib joonistada jumalast igasuguseid. Ja nüüd jõuame automatiseerimise koha peale. Võimaldab Jira siis tegelikult niisugust 4 erinevat gruppi kontrolle või tegevusi lisada nendesse töövoogudesse. Et kõige rohkem meie poolt leiab kasutust post functions pool, mis siis on tegevused, mida tehakse pärast ülesande staatuse muutmist. Ehk kus ülesande staatus muutub, siis Jira vaatab, et mida ta selle peale seda veel tegema peab. Ja see resolution välja näide siin koha peal on ilmselt hea näide, sest et mõnikord on vaja ülesandeid taas avada. Mis iganes põhjusel on vaja ülesandeid taas avada. Ja kui nüüd ülesandeid taas avada ja mingisuguseid täiendavaid tegevusi selle raames ei teha, siis see taas avatud ülesanne oma resolutioniga jääb endiselt lahendatuks Jira jaoks, sest et see resolution väli ei kao sealt mitte kuhugi ära. Ja üks post function on tegelikult selline, mis siis võimaldab mis tahes Jira välju muuta ja üks koht, mida me kindlasti kasutame, ongi see, et taasavamisel me kustutame selle lahenduse sealt nii-öelda ära ja see Jira ülesanne on Jira jaoks ka lahendamata jälle. Conditions ja validators võimaldavad siis tegelikult mingeid täiendavaid piiranguid seada või kontrollida, et kas on võimalik mingi staatusest edasi liikuda, kes saab seda edasi liikuda, et kas mingisugused eeldused on olemas selleks, et see järgmine staatus oleks nagu avatud. Ei ole rakendanud. Me ei ole veel leidnud, et peaks nagu piirama selliseid asju, aga võib-olla kellegi läheb kunagi vaja. Ja triggerite pool on siis midagi sellist, kus väliste tegevuste tulemusena Jira ise automaatselt keeraks töövoogu edasi. See on asi, millele praegu vaatame otsa. Me kasutame koodihoidlana Mercuriali. Jira natively toetab hea meelega Gitti ja see on meie jaoks täna natukene probleem, sellepärast et mulle meeldiks luua triggereid ja luua töövoogusi juurde selliseid samme, et niipea kui tekib mingisugune commit, on justkui tööülesanne lahendatud või mingisugune staatus liigub sealt edasi. Et Mercurialiga Jira ei suuda neid commiti triggereid nagu rakendada, et selleks on kindlasti Gitti vaja. Küll aga koodi ülevaatuse triggeritega saab ta näiteks väga hästi hakkama, nii et plaanis on sellised automaatsed sammud töövoogu lisada. Pikendab töövoogu, aga ei suurenda mitte kellegi koormust töövoo sammude läbimängimise mõttes ja suurendab hoopis tegelikult läbipaistvust, ehk ma saan näha veidi rohkem sellest töövoost ja sellest staatusest. Töölauad. Jira ilma töölaudadeta on tegelikult lihtsalt mingisugune asjade kogu. Jah, seal saad filtreerida, sorteerida, otsida, äge. Aga töölaud meie jaoks oli see, mis tegelikult annab võimaluse ära kaotada need Exceli tabelid, mis kuskil seal kõrval seisavad ja on. Ja tulles kuskile sinna vajaduste juurde tagasi, siis hea nüanss on see, et tellijad pidid need vajadusi üles märkima siia Jirasse. Mida nad siis tegid, oli see, et nad igaüks tegid oma Exceli tabeli ja panid kõigepealt need vajadused kõik sinna kirja, kõigi nende väljatega, mis oli vaja Jirast täita. Siis võtsid ette Jira ja võtsid selle Exceli tabeli ja siis kirjutasid asjad ümber. Et õppimisruumi veel on. Aga töölauad, väga head vahendid tegelikult projekti planeerimiseks, et jah, sellist suuremat planeerimist võib-olla ongi vaja teha väljaspool Jirat ja kuigi on ka Jira jaoks mõningaid lisavidinaid, mis aitaks võib-olla seda ka siin teha, siis ma arvan, täna inimestel on veel see harjumus teha neid asju kuskil Excelis või miks mitte teha seda kuskil suure seina peal, lihtsalt pannagi neid lipikuid sinna, et tekiks see tervikpilt, et paratamatult kahjuks see Jira on lõpuks ühes väikses ekraani aknas ja kõik ei paista korraga välja või kui paistab, siis ei ole see enam loetav. Vähemalt meil ei ole kontoris nii suuri ekraane. Et selle tõttu nagu selline suurem planeerimine, mingi pikaajalisem plaan võib-olla kuskil mujal teha, aga sellised lühikesed sprindiplaanid või siis selline jooksva töö planeerimine töölaual kõige parem asi üldse. Ehk kes ei ole kokku puutunud siin all backlog, kus on tegelikult võimalik kenasti lohistada asju üles alla. Riigiarhitekt ütles, kunagine riigiarhitekt, Andres Kütt, mis ta siis ütles backlogi kohta, et see oli saba ja backlog grooming oli siis saba sugemine. Et võite ära kasutada kuskil, kui tahate rääkida. Aga see on koht, kus tegelikult siis koostöös kogu arendusmeeskond, kuhu on kaasatud ka tellija, saavad siis tegelikult anda panuse ja saavad neid töid nagu järjestada. Tellijale kõige valusam koht üldse. Et
mis mõttes ma pean oma tööd järjekorda panema, mul on neid asju vaja, et nagu, mis siin ei ole mingit järjekorda, et siin horisontaalselt mul. Et see on hästi raske koht ja sellest on väga raske üle saada, et mõista, et kõiki asju alati ei saa või et kui mul on kõiki asju vaja, siis kus kohas on see koht, kus ma järgi pean andma. Ja sprintide planeerimise mõttes Jira võimaldab 1-N sprinti korraga ette planeerida ja neid ka mitmeti korraga käima panna. Me rakendame siiski ühe sprindi planeerimist, et lihtsalt pilt selline veidi kirjum kuskilt liivakasti projektist. Ja jooksva sprindi raames juba tegelikult selline Kanbani laud, eelmine siis Scrumi laud, et võimalik juba selle jooksva sprindi raames neid töid siis näha kuidagi teisiti paremini visuaalselt kui lihtsalt selles Jira otsingu filtri loetelus. Ja mis on selle laua puhul suur pluss on see, et kui sa oledki ehitanud mingit tohutult keerulise töövoo, sa saad selle laua taha ära peita. Sa võid siia rahumeeli panna oma 250 sammuga töövoo 3 tulpa ja kõik on väga rahul, sest et tegelikult sa rohkem ei tahtnudki. Aga muidugi saab ka siin laua peal hulluks minna, sest et need tulbad on ju vabalt juurde tekitatavad ja seadistatavad ja muudetavad. Nii et ka siin võib täiesti paigast ära minna. Ja lisaks saab siia lisada siis tegelikult horisontaalseid radasid, mis iganes asjade lõikes, inimeste lõikes, liikide, tööülesande liikide lõikes, prioriteetide lõikes või mis tahes väärtuse lõikes, et kas või saab mingisuguse raja peale eraldi panna ülesanded, mis peaksid nagu täna valmis saama näiteks. Et on kenasti eraldi välja toodud. Kanbani laud põhimõtteliselt näebki tegelikult selline välja, et seal niisugust eelnevalt planeerimise poolt ei olnud, varem viimases Jira versioonis tekkis sinna ka tegelikult backlogi osa. Väga hea asi. Et muidu juhtus kogu aeg see teema, et Kanbani laua esimeses tulbas oli hiiglaslikult palju ülesandeid ja selle tõttu see Kanbani laud venis nagu hästi pikaks, et nüüd on need ülesanded kuskil seal backlogis ja sa saad nagu kenasti ette planeerida, et nende asjadega ma hakkangi tegelikult tegema ja siis on nad siin laua peal hallatavad ja liigutatavad. Ja tõesti see osa, et kui nupule vajutada võib-olla läheb meelest ära, siis siin nagu libistamine, lohistamine on nagu võib-olla kasutajale kuidagi mugavam ja mõnusam tegevus, et ma ei tea, see on mingisugune järgmise generatsiooni värk lihtsalt vist. Selleks, et planeerida, on aga vaja töid ka hinnata. Jiras endas sees on ka mingisugune hinnang olemas, korra puudutan siin aga sellist vidinat nagu tempo, mida meie kasutame. Me ei mängi Prias pokkerit. Me saame väga hästi aru aja kontseptsioonist, teame, mida tähendavad tunnid, päevad ja need hinnangud, mida me tegelikult selle tööde ülesannete juurde võtame, on enamasti ka mitte siduvad. Ehk siis see ongi hinnanguline maht tööle, et me oskaksime lihtsalt planeerida, et kas see võtab päev, paar, võtab see nädal, paar, et see töömaht selgub paratamatult siis, kui see töö valmis on. Et jah, on ka projekte, kus on vajalik see töö eelnevalt kokku leppida ja nii ta on. Aga kuna me sunnime arendajaid kasutama meie enda Jirat, siis me sunnime neid märkima ka meie enda Jirasse seda aega. Ehk siis pikemate tööde puhul on väga hea vaadata, et kaugel parasjagu selle töö lahendamisega ollakse. Ehk tegelikult see progressi riba jookseb sul siin tööülesande juures ja sa saad alati mõõta ja vaadata, et kaugel nagu ollakse ja saad juba ette aimu, et kuule, et kas siin midagi nagu pahaks ei hakka minema. Ja mis muidugi tempo juures on suur pluss on see, et pärast on võimalik kõik üheks kenaks tabeliks välja võtta, vaadata, kes mis ülesande raames mida tegi, kui palju tegi ja selline tabel on meil täna ka arvelduse juures kohustuslikuks elemendiks. Jah, Tempol on tegelikult olemas ka selline vidin, mis võimaldab tegelikult aja jooksvalt ka käima panna. Selle pildi võtsin kahjuks välja siit. Et see lihtsalt, seal all Jira servas on võimalik ka sellist vidinat jooksutada, kus sa saad nagu tegelikult aja mingisuguse ülesande raames käima panna. Aga seda saab ka tagantjärgi vabalt käsitsi märkida, et kui arendajal on mingisugune oma ajahaldussüsteem, kus seda aega märgitakse, et siis on võimalik seda siia kas sünkroniseerida või siis käsitsi märkida. Me kasutame, sõltuvalt arenduspartnerist on erinevaid lahendusi. Ja siit saab edasi liikuda juba, mõtleks mul nüüd, väga tempo on hea. Fisheye juurde. Fisheye on tegelikult arendajale suunatud vahend. Et Fisheye oma olemuselt
kuna ta oli vist kunagi Fisher ja Clover, ehk siis oli ka siin testidega kaetusülevaade veel sama toote sees. Oma olemuselt on ta tegelikult koodi ülevaatuse vahend. Rakendame oma tarkvarades 100% koodi ülevaatuse nõuet, mistõttu tundus mõistlik, et me pakume ka lahendust, kus seda koodi ülevaatust teha ja kus meil oleks endal kõige hõlpsam kontrollida, et kas see 100% koodi ülevaatuse nõue on ka täidetud või mitte. Ja pigem ongi ta just arendajale suunatud, et niipea kui see kood saab nagu commit'itud, saab valmis, on võimalik panna koodi ülevaatuseks püsti ülesanne mõnele teisele arenduspartnerile või arendajale ja siis on võimalik temal juba omakorda sinna juurde märkida mingeid leide, kui neid oli, või mingeid arvamusi. Tõstab mingisuguses ulatuses koodi kvaliteeti. Ei ole mõõtnud, ei oskagi ilmselt mõõta, kui palju ja kuidas. Aga PRIA vaates me nägime, et sellel on muid plusse ka. Ehk siis tegelikult tekkis meile ilma igasuguste arendusvahenditeta ühtäkki võimekus vaadata, kes tööd vahepeal teinud ja mis tööd nad tegid. Ehk siis tegelikult tekkis võimekus näha, et et näed, kuule, et see on sinna commit'inud mingisuguse koodi ja selle projekti raames ja kuule, et selle ülesande raames on ta midagi teinud. Et selline hea ülevaade tekkis kuskilt nagu midagi uurida. Me ei näita seda tellijale, et ma arvan, et ta eksiks ära. Kuigi meil on ka sellised nutikad tellijad, kes ilmselt ainult siin istuks ja loekski, teeks ka koodi ülevaatust. Mis on selle juures samuti hea, on see, et tänu sellele ülevaatele on võimalik ka sul tegelikult koodiharude lõikes näha, kuhu mingisuguseid muudatusi pandud on ja on võimalik enneta võib-olla mõningaid probleeme, mis võiksid tekkida sellest, et koodi on pandud valesse koodiharru. Ehk siis juba siit saad aru, et kuule, et ma tahaks selle versiooniga kuhugi jõuda selles harus, aga ennäe, see muudatus on sul täiesti vales kohas. Kui jõuaks ainult kõiki neid asju läbi lugeda. Ja lõpuni välja vaadates tegelikult saad sa minna kuni selle commit'ini tegelikult välja, et mis siis tegelikult tehti, mida tegelikult muudeti, mis muutus. Üks siuke lihtsalt naeruväärne näide lihtsalt, aga et oleks aru saada, et ilus hea lugeda. Siuke hea tehniline vahend lihtsalt juurde, et tõesti mõtlesime arendajatele, avastasime, et endale ka hea. Continuous integration ja Bamboo. PRIA ei kasutanud varem mitte ühtegi continuous integration asja. Kõik käis kuidagi moodi maagiliselt süsteemi administraatorite käes. Bamboo on hea vahend selles mõttes, et ta toob kogu selle maagia suhteliselt visuaalsel kujule ja mis veelgi parem, et ta toob selle paari lihtsa nupu alla. Ehk siis see asi, mida tavaliselt teeb kuskil üks tuba mingisuguseid patsiga poisse või tüdrukuid, keegi ei solvu, võib ka ilma patsit olla, siis Bamboo toob selle sulle endale töölaua peale kätte ja igale ühele tehtavaks ja kasutatavaks. Ehk siis mida Bamboo teeb, on ta istub seal koodirepo peal, kuulab, vaatab, kas tehakse mingeid commit'e ja niipea kui tekib uut koodi, on ta võimeline siis selle pealt kokku ehitama tarkvara või vähemalt proovima tarkvara kokku ehitada. Võib juhtuda, et see ei õnnestu, siin niisugust kehva näidet praegu ei ole, et siin testiprojektis on kõik kenasti roheline, kood on kogu aeg kenasti kokku ehitanud ja andma siis kiiret tagasisidet tegelikult, et kas see koodimuudatuse tulemusena tarkvara endiselt ikka töötab veel või mitte. Ning kui see tarkvara töötab, siis on väga lihtsa vaevaga võimalik võtta see kokku ehitatud tarkvara versioon, teha sellest päris versioon, päris reliis, mida tahaks kuhugi paigaldada ja järgmise nupuvajutusega valida keskkond ja see siin ära paigaldada. Ehk imelihtne vahend haldamiseks ja töö tegemiseks. Ja samamoodi, kui siin on näha, et mingi paigaldus ebaõnnestub, siis logid jooksevad, saad uurida, vaadata, miks ebaõnnestus ja saad minna kuni koodi parandamiseni tagasi. Mis on aga Fisheye ja Bamboo kasutamise juures kõige suurem pluss, on see, et kui arendaja teeb nii, nagu peab, ehk siis koodi commit'i juures on kommentaaris kirjas Jira tööülesande number, siis Jira oskab kogu selle info kenasti kokku koondada ühte arendusblokki sinna Jira tööülesande juurde. Ja andes siis tegelikult vahetut tagasisidet otse selle ülesande juurest, et kaugel selle teema lahendamisega nagu koodi tasemel ollakse.
et ahaa, ennäe, et 2 commit'i on juba tehtud selles ülesandes, näed, 1 review, see on kenasti suletud, tehtud, ja näed, 11 pildis on sees ja viimane pild on ka roheline ja enne imet juba on paigaldatud mingisugustesse keskkondadesse ka. Et tegelikult saad selle info kätte ilma, et sa pead kellegi käest midagi küsima minema, et kuule, et kui kaugel selle asja lahendamine on, et lihtsalt vaatad see ploki peale ja noh, arusaadav ilmselt kõigile. Ja noh, kõiki neid asju on võimalik ka tegelikult rohkem lahti klõpsida, et vaadates ja rohkem sisse, et mis commit'id need siis täpselt oli ja kes neid tegi ja mis ajal tegi ja mida ta nagu muutis. Ja natuke tulevikust. Ehk natuke ma vihjasin ka, et mida me tahame teha või mida me proovime teha, on siis see, et me tahame töövoogusid automaatsemaks teha. Et see on probleem täna meie jaoks, et kasutajad unustavad neid nuppe vajutada ja sa tegelikult ei saa aru, kaugel nagu ollaks. Et me proovime mingil määral seda automaatikat sinna sisse ehitada, et mingisugust indikatiivsete tegurite järgi saaks neid asju edasi keerata, sättida. Et saaks selle ülevaate veelgi paremaks. Paigalduste sagedust tahame tõsta, et läbi Bamboo on tegelikult võimalik oluliselt lihtsama vaevaga teha uusi versioone. Ja kui täna uus funktsionaalsus jõuab meil tegelikult töökeskkonda korra 2 nädala tagant, siis tegelikult uut funktsionaalsust sünnib iga päev. Ja minu soov oleks küll see, et me ka tegelikult suudaksime iga päev, kui see uus funktsionaalsus on sündinud, selle lõppkasutajani välja viia, sest et tegelikult ta tahaks seda ju tõenäoliselt kasutada, see on olemas, töötab. Ja selle tõttu siin koha peal me töötame nagu selle nimel siis, et jõuda nagu kuidagi selle lahendusega sinna, et kui see lahendus on valmis, olemas ja töötab, et siis see tegelikult ka oleks töökeskkonnas kasutajale kätte saada võimalikult kiiresti. Ja viisi all on mul siin mõeldud seda, et täna endiselt kehtib meil mingisugune arhailine protsess selle kohta, et kui on vaja töökeskkonda paigaldusi teha, siis keegi teeb mingisuguse ülesande süsteemi administraatorile, ütleb, et võta sealt see kood või see pill ja pane see sinna. Ehk tegelikult on protsessis vahel üks lüli, kes ei tee mitte midagi muud, kui lihtsalt täidab käsku. Et ta ei saa selles protsessis oluliselt kaasa rääkida, et kui ta tuvastab, et juhtus viga, tarkvara ei paigaldu, siis tegelikult tuleb see rida uunikuga tagasi nagu sinna, kus see tellimus tuli ja on kellegi teise lahendada. Me tahame selle protsessi viia puhtalt arendusmeeskonna vastutuse alla. Siis arendusmeeskond tegelikult teab ise kõige paremini, et sinna meeskonda kuulub ka tellija otse loomulikult ju, et see meeskond teab ise kõige paremini, et millal tarkvara on valmis kuhugi keskkonda paigaldamiseks. Bamboo all jäi rääkimata sellest, et mingil määral automaatseid ehitus- ja paigaldusi täna rakendame ka juba. Ehk siis arenduskeskkonnas tegelikult umbes 2 korda päevas ehitab süsteem automaatselt tarkvara kokku, paigaldab arenduskeskkonda ja seda saab käsitsi arendaja välja kutsuda. Testi läheb igal hommikul uus seis, et testijatel oleks värk seis. Töökeskkonda me täna veel automaatselt midagi paigalda. Mine tea, võib-olla see aeg ka kunagi tuleb. Ja oma aja märkimine. Prias täna kõik inimesed märgivad oma töid, oma tegemisi ajahaldustarkvaras, mitte ainult IT-s, kõik inimesed. Ja me tahame liikuda täna siis IT-s pigem sinna, et meie arendusega tegelevad inimesed märgiksid ka oma aja temposse. Et siis oleks tegelikult see aeg kenasti ühes koos, et kogu see arenduseks kuluv ressurss oleks ühes koos mõõdetav ja hinnatav. Et tekiks selline terviklik ülevaade. Ja minul ei olegi rohkem midagi lisada. Lohisesin hästi kiiresti kogu sellest keerulisest kupatusest üle ja oluliselt kiiremini, kui ma arvasin. Nüüd on võimalik. Piletite täitmine tegelikult ei võta nii palju aega.
ehk kuskil peab selle ära tegema nagunii, et noh, et teine võimalus, et sa ütled seda suuliselt ja siis ei jää sellest jälge või ma saadan kirja, et noh, ma pean seda tegema nii või teisiti, et Jira annab pigem ette selle vormi. Meil ei ole tegelikult tööülesannete ülespanemisega probleem, et keegi üldse kuskil tuleks ja hakkaks hädaldama, et see võtab nii kaua aega või see oleks raske. Me oleme kogu aeg tarkvaraarenduse protsessis kasutanud mingisugust tööhaldustarkvara. Et enne Jirat oli meil kasutusel selline kodumaine toode nagu ChangeLogic, enne seda oli veel mingisuguseid võib-olla tuntumaid asju nagu mingid Baxillad ja Mantised. Ühe koha peal, kui me tulime ChangeLogicust üle, et Jirasse siis võib-olla kõrvalpõiken, et kuigi Jira võimaldab hästi palju import-eksporti ajaloo mõttes, siis ChangeLogicu mõttes seda võimalust ei olnud, et meile andis sellise hea aluse puhtalt lehelt alustada see, et me ütlesime, et me vana jama üle ei too. Aga jah, tegelikult endiselt see, et kasutajad täna ei kurda, et see võtaks neil oluliselt aega ja ma ei näe, et see peaks võtma kuidagi ekstra aega oma vajaduste selgitamise. Mul on veel küsimus, et sa rääkisid selle automatiseerimisest ja liikumisest, et esimene küsimus on see, et kas ma saan õieti aru, et Bamboo säilitab ka artifakte või artifaktide jaoks on sul nüüd mingi muu lahendus kasutusel? Meil on kõrval eraldi lahendus artifaktide säilitamise jaoks. Okei. Ja järgmine, mis on ka natuke sellega seotud, et seda automatiseerida, see tähendab seda, et see koodi osa, mis teile tuleb, on täna testidega ilusasti kaetud, on ju, et see on eelnõue tegelikult. Jah, tegelikult peab kood olema testidega kaetud. Just. Aitäh. Ja on ka, jah. Muidu lihtsalt teile mõtted selle kokkuehitamise käigus ei tule välja, et kas ka tegelikult kood töötab või mitte, et integratsioonitestid on siin koha peal must. Tõesti, et minul on küsimus selle tööaja logimise kohta või siis kas te jälgite ka, et need arendajad või inimesed, kes seda aega logivad, kas nad teevad seda ja kes seda jälgib ja kuidas siis käitutakse, kui keegi seda ei ole teinud, ütleme, et eilse või mingi eelmise nädala puhul? Kõige lihtsam asi on, mu enda arendusmeeskonnas on väliseid arenduspartnereid, kellega ma lihtsalt ei arvelda enne, kui see aeg on seal kirjas. Et noh, see on nõue, mis on aluseks, et enne ei ole võimalik arvet esitada, kui ei ole kuskil võimalik nagu tõestada, et sa oled ka tegelikult mingisugust tööd teinud. Arendajatel sõltuvalt erinevast arenduspartnerist on tegelikult omad ajajälgimissüsteemid ja neil on seal omad põhjused, miks nad sinna juba seda aega nii või teisiti märgivad ja siis nad sünkroniseerivad seda aega nagu meile, noh, kuna see on taaskord jälle meie nõue. See aeg tekib jooksvalt, me ei ole täna nagu näinud selles osas probleemi, et keegi ei märgiks aega. Siiamaani on hästi olnud. Mul on ka pikk küsimus pigem Bamboo kohta, et põhiliselt kasutab meil seda HR, et kui läheb uus töötaja tööle, siis HR inimene kannab selle inimese andmed sisse, et kuidas automatiseerida, et automaatselt tekiks kohe ticket, et koos andmetega, et saab kohe hakata lahendama seda, et mitte ei pea ootama, millal nüüd käsitsi läheb, teeb see HR inimene selle ticketi uue töötaja kohta. Sellele küsimusele ma praegu ei oska niimoodi hoobilt ausalt. See on natuke pikem, et vajab arutamist. See vajaks natuke arutamist, et ma tahaksin rohkem teemast aru saada, et siis ma võib-olla oskaksin isegi midagi pakkuda siin koha peal välja. Selge, aitäh teile. On kusagil mõni käsi, kes tahab küsida? Ma küsin ise ühe küsimuse, mis ma loodan, et ei libisenud vastus eelnevat ettekandest juba läbi. Sa ütlesid, et teil on 300 midagi 400 kanti töötajad. Ja. Palju sul tegelikult kogu organisatsioonist üldse nii-öelda Jira kasutajaid on ja majas sees pluss siis need välised, keda sa haldad, keda sa töövoogu paned?
jah, no tegelikult sellele hulgale lisandub ju tõepoolest väliste arenduspartnerite arv, et Jira's on meil täna kasutajaid umbes 450, ma siiski hindan, et sellised aktiivsed kasutajad pigem on 300, sest et meil on mitte ainult arendajad ja IT-osakond ja tellijad, vaid tegelikult ka lõppkasutajad kasutavad Jirat suhteliselt suuresti. Kuna me kaasame lõppkasutajad testimisse, siis Jirast saad sa kätte selle informatsiooni, et mida, kuidas tehtud on või mis ülesanded vaja parasjagu testida on. Et see ei ole nende jaoks nagu võõras tegevus. Ja kui sul on tagantpoolt. Kristjan Petta ja AEDES Web Solutions projektijuht. Et minu küsimus puudutab töövoogusid. Et meil on siis töövoog, kus on mitmeid erinevaid staatuseid. Kas on võimalik? Ilmselt võib-olla mõned inimesed siit juba teavad, et seda saab teha, aga mina ei ole veel sellest teadlik, nii et ma küsin ikkagi. Kas on võimalik, et kui staatus muutub, siis hüppab ka see ülesanne automaatselt teise veergu? See peakski hüppama tegelikult teise veergu, et sa räägid, eks ole nüüd siin mingisuguse töölaua peal selle ülesande kuvamisest, paralleelselt selle staatuse muutmisest. Jah, et kui see staatus muutub, see sõltub nüüd tegelikult ju sellest, kuidas selle töölaua taga nende veergude staatused seadistatud on. Ehk siis seal on võimalik ise määratleda, millises staatuses, millises veerus ülesanded on. Ja kui üle tööülesande staatus muutub, siis ta peab automaatselt seal laual ka muutuma. Muidu ei oleks seal laual ka mingit mõtet, kui seal tuleb täiendavalt asju liigutada. Mõtlesin ise täpselt sama asja, aga ma ei ole suutnud seda veel nii-öelda implementeerida. Aitäh! Tahtsin lihtsalt täpsustada, et seal tõenäoliselt taustal on võimalik määrata, et kui staatuse muutusega toimuvad mingid tegevused, siis tuleb need tegevused üle vaadata, et seal peab mingi action olema, et tõstetakse siis teise veergu või võib-olla on seadistuses mingi probleem. Ei, seal ei ole mingit täiendavaid tegevusi. Et see töölaud tegelikult töötab puhtalt nende staatuste peale, et seal mingid täiendavaid tegevusi seadistada ei ole vaja. Selle töölaua peal tegelikult ongi lihtsalt igasse tulpa määratletud mingid staatused, mis staatuses ülesanded sinna tulpa kuvatakse, nii et kui staatus peaks muutuma, siis järelikult ta peab sinna tulpa tekkima. Tervist, selline küsimus, et kas teil on ka mingisugune produkti roadmapi asi kasutusel? Et teil on kindlasti nagu ports taske, aga kas teil ka nagu mingi trackite, et millal see tükk osa nendest valmis on ja kaugel need on? Pigem me vaatame seda siis võib-olla läbi erinevate epikute. Ehk siis epiku all olevate ülesandete kaudu mõõta seda, et kaugel selle tervikliku epiku lahendusega oleks, aga mingit sellist üldist roadmapi moodi lahendust me seal ei rakenda. Õhtupoole ma just vaatasin, et on vist Big Ant või Big Picture on teemaks, et see võiks selle hästi kokku sobida. Võib-olla tõesti. Kui ma nüüd ei eksi. Kas Priia on leidnud veel mingisuguse huvitava võimaluse Jira kasutamiseks peale projekti juhtimise? Me oleme katsetanud isegi toetuse menetlemist Jiras tegelikult, et proovisime lihtsa menetlusskeemi läbi mängida Jira võimaluste pealt, et see on tegelikult, kui sul on käsitsi menetlus, kui sa automaatikat ei taha väga palju lisada, siis tegelikult on see nagu võimalik, aga pigem aitas see aru saada menetlusprotsessist ja aitas nagu võib-olla paremini mõõta seda menetluse kulgu. Jah, et natuke tahtsin siin suunata, et me leidsime endale ühe huvitava võimaluse tänu Jirale, et tänaseks, kui te kirjutate info@mnt.ee, siis tegelikult kõik taskid jooksevad meil Jirasse, kus koha pealt nad saavad automaatse vastuse, on võimalik kohe nad automaatselt suunata ja tegelikult väga ilus võlu on sellel tarkvalal juures see, et sa saad ilusasti analüüsi näha, et kui kiiresti, mis vastused ja milliste küsimustega inimesed pöörduvad. Väike mõte. Jah, kohati oleme kasutanud, et kasutame tegelikult seda võimalust ka, et kommentaaridele saab e-mailitsi vastata, nii-öelda, et et see tekib sinna ülesande juurde kommentaari väljana, et seda funktsionaalsust me kasutame tegelikult samuti. Üks asi, mille peale ma ise alles hiljuti tulin, mida mõelda, on see, et on võimalik seadistada mingisuguseid filtreid, mille osas sa saad esitada tellimusi, ehk siis sul on võimalik, et postkasti jookseb sisse mingisuguse statistika mingisuguste filtrite osas, ehk siis muudatuste osas seal filtris. Et see on asi, mida me täna ei ole veel rakendanud, mis tundus lihtsalt huvitav asi, et hiljuti komistasin selle otsa just. Teil on siis nagu service deskina või lihtsalt puhtalt Jirana teile kasutusele?
meil on Service Desk ka kasutusel, aga antud projekt on Service Deskist lahus, seepärast et mul tegelikult inimeste hulk on seal suurem ja me tahtnud seda litsentsi maksta nii palju. Siis sai natuke teistmoodi lahendatud ja toimib ilusasti, et aasta praktika on see, et üle 160 000 taski tuleb sisse ühte projekti. Nii et ja töötab väga edukalt. Jah, mu vastus oleks olnud, et me kasutame siin selle koha peal nagu Service Deski, kus on nagu mõned asjad paremad kui Jiras, aga just see litsentsi pool on seal selline kesine. Ja, et sooviks kommenteerida seda eelmist küsimust, et kuidas Jirat veel kasutada peale projektijuhtimise, et kuna me planeerime ka oma tööaega selles Jiras, kasutades tempot, siis meil on kuidagi vaja näha ka, kuidas, millal keegi puhkab. Ehk siis me implementeerisime temposse selle mingi projekti, seal põhjal siis komponendid, kus on siis erinevad siis puhkuse funktsioonid, et kasutame seda aja planeerimisel. Väga äge. Okei, nii, veel teate, hulk võib liikuda hetke veel. Veider küsimus. Sul oli enne Jiras ja Scrum board vist oli sul ees, sul oli korraga avatud 5 sprinti, et mul tekkis küsimus, et miks sul 5 sprinti avatud? See oli pigem lihtsalt, kuna tegemist oli sellise liivakasti projekti ja mänguasjaga, et päris reaalses elus tegeleme 1 sprindiga korraga. Planeerimise mõttes me kasutame küll korraga seda võimalust, et me planeerime mitut sprinti ette, aga et käimas on ikka korraga 1 sprint. Jah, täitsa võimalik. Ma kommenteeriks seda mitme sprindi nagu teemat, et see tegelikult tuli alles Jiral siin suvel kunagi välja, see paralleelsete sprintide asi ja mingites hetkedes, kus sul toote peal on nagu rohkem tiime, on see nagu täiesti mõistlik lahendada, et sul ei ole kõik tiimid, ei käi ühe nagu ajaga ühes sprindis, et siis sa saad panna mitu tükki nagu paralleelselt jooksma. Nii, veel mõni kiire küsimus või kommentaar? Et küsimus, et kuidas teil lahendatud lõppkasutaja testimine, kas sama arendustask vahetab nime või tekitate uue saabtaski või kuidas seda oleks kõige parem organiseerida? Me oleme proovinud Jiras erinevaid võimalusi, erinevaid testimisvahendeid. Täna me oleme tegelikult sellel tasemel, et me teeme tegelikult Confluence'i eraldi testplaani, kuhu me paneme kirja need ülesanded, mida siis on vaja testida. Et me teeme seda Confluence'i baasil. Nii-öelda. See ei ole osa Jira töövoost, lõppkasutaja testimise raames. See on niisugune testijuhi ülesande. Meil siin näiteks nii on see testimine töövoogu implementeeritud ja oleme seda viisi, et arendajatel on üks board näha, sealt boardilt, kui ta on arenda oma töö lõpetanud, ta on arendajal näha, et on done staatuses, aga tegelikult sealt liikus edasi, liigub meil siis testijate boardile, kus koha peal testijad saavad endale ise ära noppida siis vastavalt prioritiseerimise järgi taskid ja liigub sealt edasi, kui testija annab selle, et ei ole lahendatud, siis ta läheb ilusasti uuesti tagasi developeri lauale nii-öelda siis ja väga mugav. Tervist. Kuidas teil on lahendatud Jira projektide setup selle koha pealt, et kas teil on arendusprojekt per Jira projekt või kõik teie arendusprojektid istuvad ühes Jira projektis? Arendusprojekt per Jira projekt, ehk siis meil on päris paras hulk projekte, et kuna meie tarkvarade hulk on niisugune circa 60, siis iga tarkvara jaoks on eraldi projekt. Ja siit kohe järgnev küsimus, et kui teil on nüüd ressursid, mida peab jagama erinevate projektide vahel, siis kuidas te planeerite nende aega? Hea küsimus. Aitäh! Jah, see ressursi jagamise planeerimine seal taustal täna pigem arvan, et see ei ole meil kuidagi Jirasse integreeritud, et see käib nagu kõrvalist radapidi, kus lepitakse siis kokku, et kui mingi ülesande lahendamise või mingite ülesannete lahendamiseks on siis vaja rakendada sama ressurssi, siis pigem kõrval lepitakse siis kokku, et mis hetkel see ressurss mingi projekti käes on ja siis vastavalt sellele planeeritakse juba Jiras tööd. Ma pole jõudnud detailselt süüvida, aga Jira portfoolio peaks selle inimeste jagamise täitsa ära lubama, nagu projekti tasandil. Sa saad jagada seda ressurssi inimese mõistes, kui see muidugi vajalik on.
jah, peaks olema küll võimalik, aga mulle tundus, et võib-olla see on nagu selline overhead, mis jälle võib tekkida lihtsalt. Just. Nii. Me liigutame nüüd ajakava edasi, ütleme Andresele aitäh ja kingitus Trinitedi poolt, milleks on sedapuhkus Barolo 2012. Ilmselt väga hoolega valitud vein ja läbinud põhjalikult nii testimise ja nüüd me siis teostame deploymise. Tänan sulle.